ei armasta, on kaarikakad selleks ju loodud. No eks see on seda põhiteema, eks ju, armastus siin-seal inimeste vahel, looduse vahel, Jumala vahel, suur, lõputu dünaamiline, achintya sanskriti keeles, salapärane, lõputu, käsitlematu armastus, eks ju, tingimusteta spontaanne armastus. Noh, põhiteema, mis tegelikult läbib kõike ja kõike, võime erinevaid sõnu kasutada seal. Erinevates koolkondades, erinevaid Jumala vorme, avaldumisi, personaalsed, impersonaalsed Jumala tunnetusi. Et noh, võib-olla seal käib kõva sõda, eks ju, ühtepidi siin materiaalses maailmas, eks ju. Nagu, ma ei tea, tavaline ateist ütleb, et noh, et viski on parem, eks, kui vein, eks ju. Veiniklubi vend ütleb, et ei, teie seal viskiklubis ei ole nii head. Et see on nagu üks kuhugi maani, ma olen rääkinud palju sellest, on see inimlik faktor, et elada me peame hetkel uskuma oma elu kontseptsiooni ja ülistama seda ja isegi tundma, et see on nagu parem teistest. No kuhugi maani, et kui läheb nagu sõjaks ja vihaks ja maha tegemiseks, siis see on juba nagu ei ole nii tervislik. Aga noh, et mis selle armastusega siis on, et ütleme, et noh, tehniliselt on niimoodi, et ma näen kedagi, no noorpõlves või päris lapsepõlves, eks esimesed arvamised. Et meil on sisse kodeeritud, et kui sa armud, siis sa tahad kõik anda. No see on nagu inimese hinges, et sa tahad nagu anda, kõik talle anda aeg, luuletused, laulud, rikkused, tähelepanu, noh ümardad seda inimest, eks ju. Ja siis tavaliselt tuleb reaktsioon, eks ju, noh, paljude puhul, eks ju, niimoodi, et kui keegi on sinust niimoodi pimestunud, siis noh, tekitab sus vastikustunda, et noh, ma selle inimesega teen, et ta näeb minus, ma ei tea keda. Aga kui sa selle vastu võtad, no ühtepidi, eks ju, et noh, siis sa hakkad seda ära kasutama, ennast jumalaks arvama. Noh, siis on ka pekkis, et ütleme, et kui sa keegi sind ülistab nii ja naa, noh, ikka meil on vaja, et keegi innustab, see on okei. Ja siis sa mõttes tänad kohe ema, isa, oma vaimsed õpetajad, jumalad, kes on andnud sulle, nagu suunad ära selle oma ego pealt, aga kui sa võtad selle, noh, et ma olengi selline, eks ju, andekas ja ilus ja tark ja see inimene tahab mind ja noh, siis sa lähed nagu uhkeks ja katus sõidab ja arvad, et ma olengi, noh, eks ju, ja siis seal need kukkumised on hästi kõrgelt või neid inimesi on nagu kurb vaadata, eks ju, nagu muusikud, filmistaarid, eks ju, kellel ei ole connecti Jumalaga või kellel ei ole elus autoriteete, nad arvavad, et oma andekuse tööga on pannud toorest ja saavutanud nagu tipu, siis lõpuks on ikka kokaiinised ninad, enesetapud või lihtsalt inimene räägib, vaata, et on lihtsalt psüühiliselt täiesti katki, eks ju, noh, suuremalt jaolt. Et kuidas sulle öelda, et kahjuks ma pean nagu kurvastama ennast ja teisi, et ükski inimene teist inimest ei suuda täita. Me võime üksteist innustada ja meil võib areneda armastus. No ütleme, algus ongi need läbikukkumised, eks ma armusin, tema ei vastanud mulle, armusin, läksin suhtesse, siis tema armastas mind vähem, ma ikkagi lootsin, kuna mina temale andusin, et ta andub mulle ka, aga tema nii palju ei andnud, siis ma pettusin, käid läbi ja siis sa õpid ära, et okei, et tegelikult elus olend, eks ju, elus olend hing on loodud, et noh, taastada oma suhe Jumalaga, et see on nagu Jumal on see vend või see olend või absoluutne tõde, kes see nagu ei kao ära nagu, ta on su hinge kõrval ülihingena või püha vaimuna, eks ju, paramatmana, atma ja paramatma hinge ülihind. Need on nagu igavesed faktorid, nagu sinu hing on igavene faktor, nii Jumal on igavene faktor, aga siis selles maailmas samastad ennast kehaga, mees, nii ja naa, mis on okei. Suhe on igasugune suhe, sõprus, mehe suhe, ma ei tea, lastevanemate suhe, kõik see on okei. Aga kui seal ei ole seda kolmandat kolmnurka, seda nagu Jumalaga ühendust, siis seal on üks pettumuste rada, üks draama. Noh, draamad on nagunii, aga lihtsalt inimene lõpuks saab aru, et kas tal siis ise katus sõidab, kui ta on andekas, et noh, ma väärin seda, eks ju, see ego hankar läheb hulluks, eks ju. Või siis ta ei talu nagu, ta ei suuda seda välja kanda, eks ju, keegi näeb minus nagu Jumalat, eks ju. Ja ma ei räägi jutlus talle seda, et kuule, et noh, ma olen lihtsalt vahendaja, eks ju. Et minul ei ole nagu, noh, mul on küll mingi elukogemus ja Jumal kasutab mõnes asjas, ma olen andekas, sina oled teises asjas andekas, see on okei, aga see on kõik, see võib täna olla, homme ei ole, eks ju. Ja homme keegi ei mäletagi, eks ju, ma lahkun. Et see hing, noh, tegelikult tal ei ole Jumalaga suhet või ei ole nagu seda aspekti elus üldse, siis on, noh, see ongi see, noh, lõputu draama, eks ju, see seebi ooper. See ootab sellelt midagi, eks ju, et sa ootad minult, et mina täidaks sind või mina vaatan kedagi, vaatan tagasisidet ei ole, ma ei saa aru, miks sina mind ei armasta, kui mina sind armastan, no ei saa aru, eks ju.
ühesõnaga üks jama on kogu aeg, ütleme, et kuidas see laul oli ka, et mina armastan sind, aga sina armastad teda ja tema armastab hoopis teda ja noh, et kuidagi nagu see sünkroonist väljas, sest õige sünkroon on, et mina, hing, Jumal ja siis teised elusolendid, eks ju. Ma saan aru küll, et Jumala juurde ei saa kohe otse, eks ju, kuigi meil on otsesuhe temaga, et loomulikult see üldpilt on tervik, et sealt ei saa Jumalat välja võtta, teisi elusolendit ja ennast ka, eks ju, et see kõik toimiks, võib ka korraga olema. Armastad, austad, teenid kõiki elusolendid, kes ei erine Jumalast, nagu sina oled Jumala lahutamatu osake.